tunnide andmise arvust sügisest töötasu. Töötasu tingimused ja me tahamegi seda koormust tõmmata ka õpilastele sellega võrra alla. See eeldab muudatusi õppekorralduses, erinevad lõimingud, projektõpped ja nii edasi. Sellega tegeleb selle sisulise tööga ja selle kohandamisega tegeleb kool, aga seal on täiesti nagu paradigma muutus. Kas on üldtööajapõhine lähenemine või on tarifikatsioonipõhine? Nii, no sellest ma saan aru, et see on kõik väline kest samas loodus. Ega siis seal on kvalifikatsiooninõuded ikkagi, ega matemaatikaõpetaja ei saa ikkagi bioloogiat anda. Sa võid rääkida küll, et ei pea tunde ja kõike nii, aga need omavahel ära vahetada ei saa. Kui me räägime algkoolis, siis seal me proovime lahendada nii, et klassiõpetaja, kellel ongi pädevus anda algklassides kõiki tunde, ta annabki neid tunde. Siiamaani on ka nii ju kõik on. Meil on ka palju olnud seda, et meil läheb juba siis erialatundide andmiseks ja siis me otsimegi seda ühte inimest, et meil on vaja anda seal klassis, ma ei tea, 4 tundi seda, siis me ei leia. On ilmselt mingid tunnid samamoodi, näiteks, ma ei tea, on võib-olla liikumistunnid või kus me paneme rohkem lapsi ja klasse kokku, ehk siis ei ole enam nii, et ma ei tea, poisid eraldi või tüdrukud eraldi, vaid seal tulevad sisulised muudatused, aga seda korraldab kool seda valvest. No see, ega täna juba aastaid ülikoolid samamoodi valmistavadki ette mitme aine õpetajaid. Ja klassiõpetajatel ongi niimoodi, et nad valivad lisaks klassiõpetajale eriala, mida ta võib õpetada näiteks põhikooli lõpuni. Ja siis on põhikooli õpetajad, kes õpivad juurde ja võivad anda mingeid aineid gümnaasiumi lõpuni. Et tegelikult on see selles mõttes pikem protsess, et tõepoolest keemiaõpetaja, kellel on väike koormus, selles mõttes peabki ka natukene vaatama selle pilguga ringi, et võib-olla tuleb käia mingi täiendkoolitusel, et olla nii-öelda konkurentsivõimelisem tööturul. Ja see on ju paratamatu ja möödapääsmatu. Et oma profiili kaitseda, eriti maal, kus ongi ju koormus, meil on nüüd 5 õppekohta ja see on õpetajad nii-öelda õppekohtade vahel panna liikuma, kellel on vaja koormust. Aga pikas perspektiivis või isiklikus plaanis loomulikult tuleb tõsist taandada, et võib-olla tuleb midagi juurde õppida ja õppekava võimaldab ju täna õpetada ka neid aineid, mis ei ole nii-öelda traditsioonilised, ehk siis valikkursused. Et see on ju ühtepidi nagu ka gümnaasiumi seadusest tulenev vajadus, aga ja veel individuaalsest tööturul konkureerimise ja sa pead tõstma oma hinda sellega, et sa oled professionaalsem ja koolitad ennast. Et ega see on sama jutt, et on olnud ja tulevik on võib-olla natukene nagu teistsugused. See on siiamaani ka nii olnud. Mis asi see uus osa siin on? Uus osa on üldtööajapõhine töö, et siis andeks. No, siis saab tööaega vähendada. Ma polemeerin, et seda perspektiivi panna, mida me siin 3 aasta jooksul oleme teinud, me olemegi seda palgavahendeid koondanud kokku, me oleme seda killustamist vähendanud, me oleme moodustanud ühe asutuse, et me saaks seda õpetajate palgakasvu tagada ja seda oleks meil võimalik üheselt juhtida. Nüüd me viime selle protsessi läbi ja sellega ei lähe kohe nagu maailm paremaks, aga on tehtud eeldused, et maailm läheb paremaks. Ja see protsess võtab kõik aega ja see areneb ise edasi. Pärnumaal on hea näide üle põhikool, kus on seda tehtud juba aastal 2013. Nii et seal on samamoodi see ajas muutub, aga see annab loob eelduseks, et me suudame tegelikult siis tasustada leida kvalifikatsiooninõuetele vastavalt ette. Kui me ei oleks neid samme teinud, siis me ei oleks ju nagu Andre ütles nii nagu kogu aeg. Aga muidugi, kas see ei ole selles mõttes, see võib kehtima selles mõttes ajalist raamis millal iganes, ega see protsess ei lõppe ära. Siin oli juttu sellest 0 kohtadest, aga tegelikult on tänased tarifikatsiooni tulemused on meil ka ju õpetajaid, kes on täna 1 pluskohtas ülekoormatuse ja ükste riskide vältimiseks on sama asi tehtud ja praegu elu ongi muutumises. Ma näen, et siin osadel on vanast väga raske lahti lasta, nagu vanadest hoonetust. Ja, see teine külg on ka selles, et meie tööandjana, et kui see joonistab ikkagi mingi 1,345 kohta välja, siis see tegelikult tööõiguse mõttes on vastuolus ja meile siin RES-ile on maandada seda süsteemi korrastada, et me peame vaatama, et millises mahus me suudame seda teha ja kuidas seda lihtne administreerida oleks, aga eesmärk on veel siis täiendava soodustusena tervise edendamise kulusid
vallavalitsuse töötajate ulatuses, et me suudame siis pakkuda nende väärtuspaketina meie töötajatele. Me peame otsa vaatama selle, et me oleme ääremaa keskustest kaugemal ja et me leiaks spetsialiste siis üks asi on palk ja teine asi on ka muud hüved ja selline üldine raamistik, et meile tööle tahetakse tulla. Meil siin kasvuruum on. Aitäh! Kas on küsimusi? Kui palju üldse Lihulas ja kui palju väljaspool Lihulat neid 100%-lise töökoormusega õpetajaid meil on? Hea küsimus, ma jään vastuse praegu võlgu, aga see suund on küll sinna, et meil oleks koolis samamoodi täis tööajaga õpetajad. Ma just enam mõtlengi, seda numbrit ma ei oska sulle 0,5 ja 0,6 kohta ju palju. Ja palju on neid, me tahamegi seda süsteemi ka muuta, et me läheks ikkagi, oleks klassiõpetajad, mis on täis koht ja ka seal tegutsemiskohtades väljaspool Lihulat suudaks pakkuda motiveerivat töötasu. Ehk siis see ka kool on aktiivselt tegelenud ja tegeleb edasi ja ma saan aru, et me oleme kokku leppinud gümnaasiumis need õpetajad, kellega me jätkame, meil on ka palju ajutiseid aastaseid lepinguid. Et seal me saame ikkagi jaanipäevaks selle kindluse paikada õpetajatele, kes kuhmisule lähevad, teavad töökoht olemas aga me seda numbrit sulle praegu ei oska niimoodi välja tuua. Et see on probleem, et meil on osa koormusega õpetajaid. See probleem on just selle jaoks, et meil on täna see tarifikatsioonipõhine lähenemine. See tähendab seda, et antakse tunde, aga tegelikult meil on vaja, et meie töötaja oleks koolis kogu selle perioodi jooksul. Seda on vaja kolleegidele, õpilastele, lapsevanematele, et saaks seda hariduse kvaliteeti paremaks. Meil ei ole vaja tunniandi. See on kogu see muudatus. Ilmselt seda olukorda päris ei teki, kus 100%. Absoluutselt, jah. Aga see on see suund, et me täna paneme selle fookuse paika, et see on see suund, et me ei otsi 0,2 kohaga hästi palju inimesi, vaid me tahame, et see inimene oleks organisatsiooni jaoks rohkem olemas ja me oleme valmis mitte nii, et sa tuled miinimumpalgaga meile tööle, et pead nüüd olema. Et me tahame pakkuda ka seda sama 120% töötasu, kui me räägime õpetajatest. Lihtsalt ongi see, et kui ta on nüüd 0,6 kohaga näiteks tööle, ega siis pärast enam kuskile peale seda tööpäeva ikka enam tööle minna. Ja meie tahame pakkuda täistööaga. Ei no, kas siiamaani on seda saanud, siis on spetsiaalselt otsitud 0,4, 5, 6 ja 7. Nagu oleks, ma arvan, see on ikka eluline vajadus ja nii on olnud. Ja nüüd öelda, et kuulge, poole kohaga on üle, et sina enne õpitud 0,5 andis bioloogiat, teine 0,5 matematikat, nüüd valige punktist annab mõlema. Nii ei tule midagi välja. Ega see enne pole ka meelega tehtud. Tuleb küll välja. Enne oligi see põhimõte oligi tarifikatsiooni põhjalt. Me otsisime 11 tunniks, mingiks aineks õpetajat. Siis see tuli 0,5 kohtajaks. Täna me sisustab kool, meie ei ütle ette neid, et kui palju ta õpetaja seal tunde hakkab reaalselt andma ja palju ta seal palka saab. Aga see palgatase läheb ühtlaseks, mõni annab selle palga sees rohkem tunde, mõne vähem, tal on täiendavaid ülesandeid, seda reguleerib koolidirektor, see ongi koolidirektori ülesanne, aga me suudame siis pakkuda vähemasti paremat palgataset. Siiamaani on ka seda ju koolidirektor teinud ja neid ei ole ju. Siiamaani on meil tarifikatsioonipõhine ja see on probleem üleüldine, kui me räägime koolidest, on see, kus on tarifikatsioonipõhine arvestus, mis tähendab seda, et palka saad rohkem siis, mida rohkem sa tunde annad. Mida rohkem on tunde, seda suurem on koormus õpilastele. Aga õppekava võimaldab seda tundide arvu, seal ei ole fikseeritud, et sa pead sellise arvu tunde. Võimaldab ka vähendada. Mida meie süsteemis on täna juhtunud, on see, et me anname oma koolis maksimaalse arvu tunde, sest see ongi töötajate huvi saada maksimaalne arv. Eelarve Lääneranna gümnaasiumi poolt on seal õpetajate palkatõusust tulnud ikkagi alati selline mõistlik eelarve, aga lihtsalt vahendeid ei ole jagunud või on seal ka see sama koormuse küsimus, kus Ardi siin välja tõi, et tegelikult keegi on meil, ma ei tea, 1, millegagi tööl ja see on ka olukord, ütleme, üldiselt palgatase meil on hea, aga on meil mõned anomaaliad, mida meil tööõiguslikult on ka vaja ära korrigeerida. Ehk siis kellelgi nii-öelda reaalne palk väheneb,
mõned ametikohad vähenevad, aga üldine palgatase kasvab. Ja direktor otsustab loomulikult need palgad, nii nagu ta praegu on teinud. Kui see palgateema mul kõrvale jätta, nagu ma sain õigesti aru, et praegu väiksemates õpikohtades on täiskohaga töökohtades nii vähe kui üldse. Ma jään praegu vastus võlgu, ikka on, klassiõpetajaid ikka on. Kas see praegu toob eeldused selleks, et kui praegu on suurem osa ressurss läheb. Nii korras küsimusi võib ühe ainsa. Eelis, palun. Me räägime siin koolidest hästi palju, aga siin on teisi hallatavaid asutusi veel. Kas need on sama süsteemi järgi kõik? Ja, me hallatavatele asutustele ei tee see sama üldine raam jääb, et kooli teistel ei tule meil riigi poolt mingisugust eraldist või sellist mudelit ette ei anna, et teistes on ka töötajaid suhteliselt vähe, et näiteks muuseum võtab juurde peavara hoidja ilmselt ja ajutiselt administraatori sinna, siis raamatukogu töötajaskond on paigas, nii et me räägime, see seal osas nagu toimib, mis meil on muudatused, ilmselt tulevad huvikoolides, mõningad, mis puudutab siis kohatasude määramist ja ka seda juhtimisstruktuuri ülevaatamist uuest õppeaastast, et seal me ka teeme teatud ühtlustamise. Ja siis on meil veel, mis meil veel on? Kultuurikeskusega me oleme nüüd 1. oktoobris selle käivitanud, teatud raam on paigas, seal on ka eesmärgina seatud siis sellise poolaasta kokkuvõtte teeme ja vaatame, kuidas me pidi see personaliga läheme, aga seal toimus selles mõttes juba ka vähenemine, et osad inimesed enne kui see reform läksid sisetööd ära ja seal on meeskond paigas, et me ikkagi seal sellist detailset läheneb nagu koolis on just hariduse puhul, kus on see töö- ja palgakorraldus, et meil mujal ongi üldtööaeg. Meil see tarifikatsioonipõhine tööaja korraldus oli ka ainult koolis, et seda me nagu tegeleme nüüd, et seda koormust maha võtta, siis kui need protestid ja asjad on olnud, et õpetajad streigivad. Põhiküsimus on ju koormus, suur koormus, väike tasu. Et meie õpetajad ausalt ju väga ei streikidki, väike toetusstreikidki oli, aga tasud on täna ka okei, aga me tahame seda süsteemi teha paremaks ja vähendada koormust ja õpilastele kui õpetajad. Alguses kindlasti seda harjumist on rohkem ja tagasisidet ka. Aga nüüd valla ametnikkond siin majas, seda see ei puuduta. Õpetajate palgafondi korralduse juurde. Kas vallavanem ei Ta mõtleb seda eelnõu, mida me hääletama. See ei puuduta, see on hallatavate asutusi ei puuduta. Aga me valla poole pealt samamoodi siis lähtume üldseks põhimõttest. Tahame kõik põhimõtted viia üldseks, et täna ongi palju kohati on erisused ei saa. Väga hästi. Haridus, kultuuri ja noosoo töökomisjoni. Ja me arutasime asja ja jõudsime ka mingisugune ikkagi selle õpetajate palgakorraldused, et selle hääletuse küsimus. Aga samamoodi peab riigi korraselt meenus see aeg, kui me peale liitumist oli sellest juttu, et ühtlustada, siis selgus, et osadel lasteaedadel olid erinevad puhkuse töötajatel ja erinevad motivatsioonisüsteemid, lisatasud. Nüüd on siis selles mõttes see dokument, reaalne dokument, mis ühtlustamise mõttes nagu tõmbab kokku lauamise juhile nagu hea tööminister. Ja siis tekkis see mõte, et sellised dokumendid on veel, mis puudutab allasutusel juhtimist, et küll oleks äge, kui tekiks dokumendiregister, vaid ongi allasutuse juhi tööd puudutavad dokumendid. Siis oleks tegelikult, need muutuvad ajas, eks ju, siis on praegu tänavast riigiteates, mis ei ole vale, aga iseenesest kunagi haridusminister on kõik kooli juhtimist reguleerivad või dokumentide nimekiri. Et siis oli nagu hea, lihtsalt kui sul on kiirus, siis sa saad lihtsalt selle ligi. Ma mõtlen selle kohta kommentaariks, et need peavad korralduskuju üleval ja oli, kui meil oli siin 7 kooli, siis ei olnud pooli asju kellegi kusagil üleval. Täna on ka meil, kui me oleme nüüd võimestanud seda struktuuri, et on juhi abi, me koolis samamoodi tegelikult oleme nüüd valla poole pealt selle juhtkonna osas andnud teatud suunised, et vaadata ära koondada ja võimestada seal teatud tegevussuundasid rohkem.
et tahamegi need eesmärgid korda saada. Ma arvan, et arengukava jõuab siia ka juunis, et seal on ka sellist valla poole pealt, seal täiendatud, et selliseid nii, aga siis lähme liigume järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on Lääneranna vallavolikogu 13.01.2022 määruse number 6 muutmine ja palun Ingvar. Ja head volikogu liikmed, see Lääneranna valla finantsjuhtimise korra muutmine. See eelnõu mõte on siis selles, et see praktika, mis meil siin või mis see tegelik elu on olnud kahel-kolmel aastal, et me korrigeeriksime ka seda korda, kuidas meil siis valla juhtimine toimub ja just eelarve koostamise protsessi mõttes. Põhiline fookus sellel on selle protsessi korraldusel. Et me muudame seda või teeme ettepaneku siis muuta nii, et vallavalitsusele tuleks kohustus augusti jooksul anda asutus, et me alustada eelarve koostamise protsessi. Seda ei ole täna tegelikult meil vallas reguleeritud. See tähendab seda, et vallavalitsus annab need lähtealused, millest siis hallatavad asutused, mis sisuliselt on valla osakonnad või siis vallavalitsuse struktuuris on nad osakonnad, oma eelarvet koostavad ja kui palju nad või millistes piirides või milliseid eesmärke me selle eelarvega siis täita soovime. Tänane praktika on see, et asutused teevad eelarve, kes paneb sinna rohkem kulusid üle võlli, kes vähem, aga ja osad esitavad lihtsalt eelmise aasta eelarve ja nii ongi, et jäävad nagu selle piiridesse, aga küsimus on selles, et meil on täna eelarvestrateegia vastu võetud, see on meil suhteliselt täpselt ära raamistatud, et millised need kulude kasvud võivad olla ja protsessi muudatusena oleks siis see, et me augustis anname need kasvunumbrid või raamid ette asutustele, ütleme, et näed, fookus on see, teine või kolmas, kui me seda või kui vallavalitsus seda otsustab niimoodi reguleerida ja me toome ka selle eelarve menetluse protsessi varasemaks, et me jõuaksime siis need arutelud läbi pidada nii, et me jõuaks ka 1. detsembriks selle eelarve volikogule esitada. Me eelmine aasta jäime sellega väga palju hiljaks, aga see küsimus on ka selles, et me tegime neid erinevaid reforme ja erinevate asutuste moodustamisi ja see oli palju sellist, järgmine aasta läheb see oluliselt ladusamad, sest meil on teatud põhidokumendid paigas või teatud arusaamine. Ja see veel, et kuidas me seda eelarvet teeme, et meil just finantsosakonnaga arutades meil on palju tuleb numbreid, me ei nõua bürokraatiat selles mõttes asutustelt, et nad peaks tegema seletuskirja ja põhjendama väga põhjalikult. Kui meil on probleeme olnud endal maja sees sellega, et me ei saa neid kuluridadele kommentaare juurde ja teatud suuremad numbrid, et seal võiks olla Exceli tabel, kus on need ka lahti kirjutatud, et millest siis kulurida koosneb. Ja me nüüd palumegi see lisada siia korda, et see on selge suunis volikogu poolt, et need kommentaarid sinna tulevad, seletuskirja jätkuvalt ei pea küsima, aga et me saaks aru, et mis nende ridade taga on siis mõeldud. Ja me ütlemegi, et tasapisi on see juurduma hakanud, aga seda leiame, et oleks vaja siis üle täpsustada ja selgemalt paika panna. Nüüd teine, mis puudutab eelarvet, siin majanduskomisjonis oli ka küsimus, et kui kas muutub volikogu otsustuspädevus. Täna meil tegelikult selle eelarve väike selles mõttes segadus, meil kahes osas on siis üldeelarve ja siis on tegevusalade lõikes eelarve. Volikogu on seal öelnud, et kinnitab selle eelarve ja siis samal ajal on andnud volituse vallavalitsusele veel kinnitada tegevusalade eelarve. Ehk siis meil nagunii see volitus juba täna on, et seda tegevusalade eelarvega seal opereerida. Me tõime selle ettepaneku teha siis selles mõttes täpsemaks, et nii nagu ka praegu on eelarves. Volikogu kinnitab ära kahekohalised summad, nii nagu ka praegu on personalikulude summa kahekohaline 50, majanduskulud 55. Sellest summast me üle minna ei saa. Kui meil on vaja eelarve tegevusalade sees mingisuguseid, ja siin on tulnud mingid, ma ei tea, ka tehnilised põhjused, miks midagi kajastada, et seda me ei pea nagu lisaeelarvega tegema, sest sellest otsest vajadust ei ole. Kui tuleb mingi investeeringusumma, mis läheb üle eelarves või üle nende summade, mida eelarve seletuskirjas olema kajastanud, siis samamoodi nagu me just siin eelmine kord lasteaia investeeringu volikogusse tulime, jätkuvalt tulema volikogusse. Ja täna oli see eelarve
tegevusalade jaotus, põhitegevus ja investeerimistegevus koos. Ja sealt tekkisidki need põhilised küsimused on tekkinud, miks see summa on nii suur, miks on selline muudatus võrreldes eelmise aastaga. Ja tegelikult me oleme viimased paar aastat saatnud volikogule juurde 4-kohalise kõikide tegevusalade eelarve. On seal põhitegevus, investeerimistegevus, suhteliselt detailselt. Väga palju detailselt minna ei saa, et volikogul olekski selge pilt ees, kuhu see raha läheb. Ja ettepanek on selline nõue vallavalitsusele, mitte et see oleks minu hea tahe, et ma tahan hästi avalikustada, et see olekski norm ja ka reguleeritud nii, et see eelarve seletuskirja lisana tulebki selline pikem ülevaade ka. Ja see annabki sellele eelarvele, ma arvan, et läbipaistvust oluliselt rohkem juurde, et volikogu liikmed on ka teadlik, et kuhu siis, mis valdkonnas, millistele tegevustele see raha kulub. Et meil on maksumaksja raha, avalik raha, meil ei ole seda midagi varjata. Ja siis veel, mis puudutas kaasavat eelarvet, et meil see aasta küll seda kaasava eelarve mahtu ei ole määratud, aga me muudame seda protsessi siis selliselt, et täna ta natuke segase sõnastusega, et ühel aastal otsustatakse, järgmisel aastal tehakse. Ei ole mingit põhjust seda nii keeruliseks ajada. Tulevikus peaks olema nii sarnaselt nagu reservfondi määrab volikogu eelarve vastuvõtmise, määrab ka kaasava eelarve suuruse. Vallavalitsus viib selle protsessi läbi. Ma arvan, et selleks ettepanekute kogumine, arutelu, hääletusele panemine, see on kusagil 2-3 kuud protsess. Saab juba sama eelarve aasta jooksul selle otsuse ära teha, rahvahääletus paneb selle paika ja neid kaasava eelarve tegevusi läbi viia. Muudatusettepanek on ka see, et me ei pea need, mis kaasava eelarvega asjad on ostetud, kui tegevused, asjad just suletud, need ei pea olema valla omandis. See on nagu tavapärane tegelikult mittetulundusühingute toetuse eraldamise põhimõte, et kui taotleb valla eelarvest vahendeid, tahab osta midagi, siis me ei taha, et need oleks valla oma. Meil ei ole seda väike vahendeid kuidagi juurde vaja, et kui me teeme kaasava eelarve raames mingisuguse objekti, on see diskofi väljad, on see mingi küla, atraktsioon, on see veel mingisugune lava, mis iganes asi see on, et see ei pea olema valla omandis ja seda nõu meie ettepanek on see maha võtta ja teiseks on siis täiendada seda üldpõhimõtet, et see kaasav eelarve protsess on olnud nii, et on kaasav eelarve ja vallavalitsus on siin määranud rodu tingimusi, mille kuidas seda protsessi läbi viiakse. Aga üks nendest tingimustest on selline üldpõhimõte, ehk siis me selle toome määrusesse sisse, et see on volikogu poolne suunis, oleks tasulasse, kuhu on siis selline investeering tehtud, et järgnevas 2 taotlusvoorus ei saa taotleda. See ongi täna olnud kogu aeg see tingimus, kõik on sellega teadlikud, aga tegelikult oma olemuselt on selline üldine reegel. Ja siis sõnastame ka seda reservfondi määrus natukene ümber, et vähendamisel dubleerimise, et see palgakulude katmine oli seal 2 kohas nagu topelt kirjas, et sellel ei ole vajadust. Lihtsalt see on selline keeleline korrektuur pigem. Nii et suures pildis ütlen siis seda, et vallavalitsuse ettepanek on seda finantsjuhtimise korda muuta, et valla juhtimine just selle halduse sees meil endal vallavalitsus hallatavad asutused osakonnad, et seal oleks rohkem selgust, määraksime ära konkreetsed vastustajad ja see protsess oleks kõigile osapooltele selgem ja natukene rohkem raami ees ja juhiseid ees, kui on olnud seni. Miks just see 2 aastat seal on, et seal võiks ikka olla siis nii, et välistada asjad siis, et ühe valimisperioodi jooksul üks aastat 4 aastat saa. Ja, et minu ei ole vahe. Niikuinii see on laste mängimise värk, aga see on selline moodne mäng. Ettepanekut ei ole keegi teinud, et seda ma teen siis ajasemel 4. Võttu kirjalikult. Kuule, me arutame ümber laua, siin kirjutaks üle. Põhimäärus, kahjuks on meil see ees. Ma lasin lihtsalt öelda, kusagil peab tekkima siis see register, et kui see, kes on nagu saanud, eks, et ei teki seda vaidlusolukorda nagu, et kui see ülevaade on meil olnud. Jah, siis peab olema nagu ja teine asi lihtsalt repliigi korras ega see, kui järgmise aasta eelarve kulude järgi, see on ju väga hea praktika, see ei ole halb. Jah, selles kulude poole juhtimise poolest Raul, mina selle kaasava eelarve selle osas, et kui need lähtekohad ära kaotada,
tehakse volikogus liikmete otsuse, siis et nõustuda või mitte ettepanekuga, milles nemad siis lähtuvad. Mis siis järjeba? Summast on summa. Volikogu määrab summa. Eelarvest tuleb rida kaasa variant. Volikogud midagi muudistust. Meie ei ütle, kes seda saab. Palju on see rahvahääletus. See otsus, et kes seda otsustab, kas saab või ei saa. See on rahvahääletus. Just, ja see teismalt. Nii, meil arutus komisjoni ka. Arutasime eelnõud ja oli ka sisulisi teemasid, aga meil saime valavanna vastusid ja olid kohe. Aga siis paneme eelnõu hääletusele Ranna valla finantsjuhtimise korra muutmine. Palun hääletada, kes on otsuse poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 poolt häält. Vastu ja erapooletuid ei ole. Ja määrus on meil siis muudetud. Nii, aga kuivõrd järgmine päevapunkt on huvihariduse toetamise kord, siis et ei tekiks tarbetut tüli, siis ma sellest arutelust ja hääletamist osa ei võta. Ja annan juhtimise siis aseesimehele Tiina. saame nii, see on küll määrus, aga igaks juhuks teeme siis nii, et läheme siis järgmise punkti juurde ja see on siis määruse muutmine, huvihariduse toetamise kord muutmine ja ettekandjaks siis valavanem Ingvar Saare. Head volikogu liikmed, huvihariduse teemadega oleme siin aeg-ajalt päevakorda palunud võtta seda määrust, aga praegu siis soovime täpsustada seda määruse sõnastust ja natukene neid tingimusi seada. Põhipõhjus on alati see, et ressurss on piiratud, volikogu või riik ka seekord on vähendanud huvihariduse toetust ja meie eesmärk on ikkagi tagada võimalikult paljule lastele pääs huvihariduse juurde. See üldpilt on selline, et Lääneranna vald on tervikuna jätkuvalt väga, see puudutab just siis teiste omavalitsuste huvikoole ja erahuvikoole, kas siis meie vallas või kaugemal. Lääneranna vald on suutnud toetada siiamaani suhteliselt suures mahus erahuvikoole ja teiste huvikoolides käimist. Aga täna on see võimalikult veidi kitsamad ja selline rahaline mõju siin on siis just nendele erahuvikoolidele, et seda ettepanek on vähendada toetuse määra siis 25% ulatuses. Kui täna oli siin meie valla erahuvikooli kuni 100 eurot õpilane, siis oleks 75 eurot ja teistes omavalitsustes tegutsevatel huvikoolidel või omavalitsuste huvikoolidel siis 80 eurot, 60 eurot. Need määrad jäävad, nagu ta siit eelnõu seletuskirjast on toodud võrdlus teiste omavalitsustega, need määrad jäävad, kus ameeriklased sinna allapoole, siiski oluliselt kõrgemaks, kui oleme siin välja toonud valikud teistest omavalitsustest, kes kui palju siis katab seda. Need määrad jäävad siiski kõrgemaks. Küll aga me nende toetustega ja toega lähme siis natukene spetsiifilisemaks, et me sellist lausalist toetamist veidi konkretiseerime, et meil on ettepanek siis seada ka teatavad tingimused huvikoolidele või nende, kellele me siis raha eraldame. Üks asi on see, et kui on meil huvikool, kus on õppekava ühe aine peale ja selle õppekaval tegelikult kohatasu ise maksab võib-olla on üks lapsevanem. Et siis kuna meil ressursid on piiratud, siis ettepanek on, et sellel õppekaval selles koolis, konkreetsel õppekaval õpiks vähemalt 6 õpilast. Ja see õpilase, me oleme siin sotsiaalmeedias ka saanud tagasisidet, et vaadake, kuidas vallas endas huvikoolid on, et ka seal
tekib meil selline piirnorm ilmselt ette, et me iga ühele eraldi huviringi teha ei saa. Meil otseselt seda probleemi ei ole, aga me selle korras ilmselt indikeerime samamoodi ära. Ehk siis, kui keegi teeb huvikooli, siis sellel õppekaval, seal on ainult näiteks 2 last, siis meie kõik saavad seda teha, huvikoolid saavad sellist ringi läbi viia, aga valla eelarvest seda kuidagi täiendavalt ei toeta, et see peaks olema see kasusaajate arv siiski ka üks kriteerium. Vähemasti see on meie ettepanek ja me täpsustame veel ka siis seda, et me ei toeta selliste õppeainete või kursuste läbiviimist, kõik kes seda läbi viib, siis et kui see on siis põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava kohane ring või sellega seotud, et siis me seda täiendavalt ei toeta, et meil on koolid olemas, kes riiklikust õppekavast lähtuvad ja me ei pea täiendavalt kuidagi seda siis tegema. Ja tehniliste poole pealt, et siis meil see taotlus tehakse siis kokku kaudu, digitaliseerime või anname elanikele võimaluse siis mugavamalt meiega suhelda läbi erinevate taotluste esitamist. Teistes omavalitsustes on see laialdaselt kasutusel, et me proovime siis digitaliseerida seda ja need muud tehnilised põhjendused seda siis puudutavadki. Ehk siis mingit selline täpsustus, meil on täna suurusjärk 42 000 eurot, mida me oleme siis sügiseks broneerinud, et me huviharidust siis toetame. Lapsi on suurusjärk 78 eurot, seal on esimeses järjekorras on need tingimused on samad, et kes jätkavad õppekaval. Ja kui seal tekib siis jääg, siis nagu eelmine aasta oli, siis selle jäägi jagame siis nii-öelda uute alustajate vahel. Et sellist, et seal on ikkagi lagi on ees ja täna on aga eelarves selliselt olemas, et see vabaks on siin vahepeal olnud ettepanek, et see lasta vabaks, et kõik, kes saavad käia sõltumata sellest, et vahendite piiratus seab piiri ette. Võime siin sellest vahenditest veel natukene rääkida, et me alati on hea ja ongi selge ja kõige parem teadmine on sellest, kus me täna oleme, kui me natuke tagasi vaatame, et kuidas meil selle kogu selle eraldiste eelarve on vähenenud, on ju ka otseselt tulnud selline, kuidas see majandusolukord oli, et meil mingil hetkel intressikulud, mis oli marginaalne summa, läks pea paarisaja 000 peale, seda varasemalt ei olnud seda koormust eelarves, et me neid reageeringuid oleme siis nii teinud. See huvihariduse poole pealt jah, et alati saab öelda, et paneme kuskilt raha juurde. Täna meil ei ole seda raha, seal pole ka praegu ausalt öeldes kuskilt seda väga võtta, et meil on see 42 000 ja me tahame siis need vahendid laiali jagada mõistlikult. Et me päris nagu jah, need muudatused siis ette näevad. Kõige rohkem saavad pihta loomulikult erahuvikoolid. Ise, et nende toetus meie poolt siis väheneb, aga midagi teha ei ole. Me oleme proovinud teha nii, et see maksimum ikkagi, et see toetuse tase oleks ikkagi kõrge. Ja veel? Ma küsiks ikka selle 6 lapse kohta, kui jälle, kellele see jalgu jäänud on. Ütleme, muusikakoolis on näiteks meil siin 3 väga head arfimängijad ja kas ta peab siis 3 vabakähta juurde võtma, et saada toetust, et selle asemel, et 3 tõesti väga korraliku ja ülevamarida. Küsimuse vastus on see, et me praegu reguleerime siis erahuvikooli ja teiste koolide, et kui tal on seal vähem õppekaval kui 6, siis vastus on jah, siis ta peabki 3 tükki juurde leida. Me sellest eelarvest, et kui meie maksame iga ühe selle õppekava, kus huvikool teeb õppekava, ütleb, et see asi on selline, aine on selline, registreerib õppekava ära, see ei ole keeruline protsess, vaid mis iganes see võib olla, et see teeb selle olukorra tegelikult lahendab supi, kui ütleme siis nii teiste. No tuleme palju neid arvukoolid. Erahuvikool. Palju neid on siis, mis jalgu jääb, et iga nädal tuleb huvikool. Ma ei teagi, kas täna neid üldse ausalt öeldes ongi, aga kui meil tekiks selline olukord, et näiteks aga siis parandame. Ma korra toon ühe näite, kui oli. Spordis on näiteks niimoodi, et Kultuuriministeeriumil on määrus, kus on ära loetletud spordiala
ja sinna on ka pandud kirja, kui palju peab sul grupis lapsi olema, kui sa tahad riigilt saada palgatoetust ja seal on ka ette loetud see, mitu tundi nädalas sa lapsega tegeled, minimaalselt. See tähendab seda, et kui sul on näiteks grupp miinimum 10 last ette nähtud, et riigi tuge saada, sa saadad ühe lapse ära Andeka spordikooli, jääb sul alles 9 last ja selle 9 lapse peale sa rohkem raha riigilt ei saa. Nii karm ongi, must-valge. See kuus on päris hea meie piirkonna peale, ma arvan. No see on spordikool, seal kus on 20 last nüüd ka olla. Aga näiteks muusikal ei saa, sa pead iga lapsega ära. Me ei räägi täna kohaliku omavalitsuse huvikoolist, me räägime erahuvikoolist. Sellest samas, jah. Just. Ikka eravärvis. See 6 lapse piir päris ei puute huvikoolide tekkel. Võtaks siis ikka selle, kui on probleem vaja. Toetame huvikoole, see on meil võimalus toetada erahuvikoole, aga seal peavad teatud tingimused, need vahendid vähenevad, et tagada see võimalikult lai kättesaadavus, siis teatud piirimisvormid omavalitsuse vaatest mõistlikud ikka sellest. Mitu probleemi on siis selle 6-ga? Ma ei tea, et on peab 6 olema. Kui suur probleem on? Ütleme, et meie eesmärk on see, et see ei langeks alla 6. Et siis on selge, et see õppekava ei ole niivõrd populaarne, kasutajate hulk on väiksem, et aga arvimängijad või mingi muu pillimängid võib-olla saagi automaaliselt. Jaa, see võib olla varm, see võib olla ükskõik, mis eriala, kus on vähem, siis seda mõjutab, jah. Aga see ongi õpetaja töö leida endale õpilased juurde, kui on selles kuulus. Ja see hirm kõikidel huvikooli gruppidel, sõltumata sellest, kas ta on era- või munitsipaal, kui sügisel lapsi trenni ei tule või siis oled sa tööta. Ja see on see valdkond, milles me toimetame need inimesed, kes kunstis ei ole niiviisi, neid joalad ei ole sündinud siin 50 aastat rohkem juurde ja ei läheb. Neil on lihtsalt vähe, ka pillimängus on neid. Ja sest need pani üks... Kuidas see asjasse puutub? No see puutub, tähendab teile andekaid inimesi pole niiviisi. Ei, no jutt ei käi andekaid. No, Aru ei saa, siis ei saa. Ma ei ole väga nagu kriitiline selle huvihariduse rahastamist või selle valla suhtes, sest et siin on nagu riik võtnud nii suure selle rahastamine ära, et siin ei saa nagu valda eriti süüdistada. Aga ma mõtlen nagu natuke üldisemalt, et kõik eelnõud, nagu mis te toote siia nagu siis võiboga ette ja need igast kavadigi, et need on kõik nagu mõeldud selleks, et ikka teha paremaks ja läbipaistvamaks, aga kuidagi juhtunud niimoodi, et ainult valla, siis Valga vallal on veel nagu negatiivne tagasiside nagu siin. Kiirelt kommenteerin seda, et see ongi huvitav, et ka teie ütlete, et me ju teeme avalikumaks, läbipaistvamaks, et sammud on õiged. Ometi maine langeb, et meie ühine pingutus siis seda rohkem teavitada, et me teemegi tegelikult avalikumaks, läbipaistvamaks seda, et see ongi see positiivne tihtilugu lihtsalt negatiivsed hääled saavad rohkem tähelepanu. Nii, läheme edasi volikoguga. Juhtivkomisjon oli ja see sisuline kokkuvõte oli kolm mõtet, jah, et toetust perekondadele langeb, sellepärast et raha vähemust kokku, kaudu toetust taotleda tekib juurde, mis tekib segadust. Ja kolmalt oli samas leeritud õppekavade asi, mida Ingvar hästi seletas, et kui on loodud huvikool, mis tegeleb tegelikult üldhariduse andmisega, nimetades peamiseks ühte ja sisu on ikkagi üldharidus, siis tekib meil niisugune olukord, kus meil peaks tegelikult see rahajagaja grupp või peab nii-öelda tekkima grupp, kes hakkab kontrollima ja võrdlema neid õppekavasid, et kas need kattuvad üldhariduse õppekavaga või ei ole, et niisugune grupp peab tekkima siis, kui on kahtlust. Siis me hindame seda, jah? Jah, just, et see mõte tekkis. Jah, komisjon saab ka, saab üle küll korda, komisjonile inimesi, kes tasuta tööd saab ikka üle korda, aga see ei ole väga hea praktika ja mõte, kui eksperdid on töökas korda. Me toetasime seda, aga mis mahus need, kas oli 5 poolt või 4 poolt, ma ei mäleta ära. Seda eelnõu, äkki oli 5 poolt. 5 poolt ja üks oli 4, nii, aitäh, Janar. On Janarile küsimusi?
ole, nii läheme edasi siis, et paneme siis määruse hääletusele, et võtta ta vastu otsusena, nii et kes on selle poolt, et siis huvihariduse toetamise kord muuta, palun käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Vastu. 4, 5, 6. 6 vastu, erapooletuid 1. Nii, otsus vastu võetud. Aitäh, Armand, tagasi tulla. Viimane punkt siis informatsioon. Ja meil on jäänud siis viimane päevakorrapunkt, milleks on informatsioonipunkt ja selle all siis taotlus Metsküla kooli kinnistu omandamiseks otsustuskorras. Ja Tiina, palun. Mina saadaks selle kõigepealt vallavalitsusse tagasi, ma tahaks seal valitsuse seisukohta. On üks asi, teiseks ei ole see käinud komisjonides ja ma arvan, et kõik volikogu liikmed said selle kirja, nad on selle kirjaga informeeritud, et ma ei näe täna siin mingisugust põhjust meie aega raisata ja et kõigepealt oleks vaja meil vallavalitsuse sisulist teavet sinna juurde. Ei tea me, kui kauaks on koolitusluba Metsküla koolil, erakoolil. Seda tahaks teada. Ja siis edasi. Majanduskomisjoni ka põgusalt puudutas seda informatsioonipunkti, me jõudsin samale järetusele, et see valla valitsuse poolne informatsioon ja teil on selle asjad. Mis te süüdistate vallavalitsust, ta pole tegelenud seda? Ja kui juba siin niimoodi küsimus püstitati. See on just selge vallavalitsuse hakkama. Küsimus on tulnud, see taotlus on tulnud siis otse volikogule. Me oleme seda puudutanud seda teemat. Täna on MTÜ Metsküla kool esitanud taotluse ja ta soovib teha, mida tema soovib siis suurendada rahvusvahelise teabe ja piirkondliku keskuste rolli riikliku arengukavale ja et nemad soovivad esindada siis jätkusuutlikult. Metsküla kool pannakse keerulise positsiooni ja see piirab nende võimalusi jätkusuutlikult tegutseda ja kogukonna huve kaitsta. Ja siis käib eurost ilmselt seda toetuse raha vähendada, seda rendiraha. Et seda rendiraha osas vallavalitsus ei oska mingit muud seisukohta kujundada kui seda, et volikogu suunised selle tasumiseks või selle määra paika panemiseks on ees. Neid on 3 korda vist arutatud, ma usun, et see küsimus on ammendavalt lahendatud. Siis teine küsimus on see, et mida me vaatame, et Lääneranna volikogu on ju määranud ära toetuse külaseltsidele. Ja Metskülas on see külaselts, meil on külaselts Metsküla kultuuriühing. Ja seal on oma rahvamaja ja me toetame seda 1000 eurot. Meil tekib selline küsimus, et kui Metsküla koolimaja volinikud, ma saan aru, ei ole põnev teema ja huvitav. Kahte meest siin ei huvita, jah, just veel tutvustavad. Ma jätkan siis selgitamist, et Metsküla koolimaja on antud erakooli pidamiseks kasutada. Ja Metsküla kooli põhieesmärk on selle kooli pidamine. Täna püstitakse seda hoonet kogukonna huvide kaitsmiseks. Et meil jäi nagu jäänud segaseks, et nagu siin ka majanduskomisjonis oli juttu, mitu neid MTÜ-sid siis igas piirkonnas on, kes neid kogukonna huve kaitsevad ja millega siis toimetavad, et vallavalitsuse vaates. Meil on Metsküla kultuuriühing, mis on pikaajaliselt tegutsenud, kogukonna selts,
neil on oma hoone, me toetame või vallavolikogu on otsustanud, et seda rahvamaja sinna antakse tegevustoetust. Me otseselt ei näe, et Metsküla erakool, mis seal tegutseb, kus hoone on antud erakooli pidamiseks, kus riik annab 190 000 eurot toetust, täiendavalt see 6 000 eurot aastas, see on suuruselt 2% sellest. Ilmselt kogutakse annetusi, on õppemaks, ehk see on ikkagi piiratud ligipääs, see on haridushoone. Erahuvides tegutseb haridushoone, sest seesama volikogu, me oleme alles siin paar aastat tagasi vaadanud haridusvõrgule peale ja leidnud, et meil õppekohti on piisavalt. Ehk siis õppekohtasid meil puudus ei ole, et vallal vältimatult vajalik ei ole, et Metskülast me ei osta koolitusteenus sisse, et see on puhtalt erahuvil tegutsev asutus ja kõik see, mis erahuvil tulu teenivad asutused on, et neile me oleme selle 2 eurot ruutmeetri kohta hinna sätestanud, et meil siin nagu mingit muud seisukohta väga anda ei ole. Teine kaalutus, mis seal oli veel võrdne kohtlemine MTÜ-de vahel, aga meil siin taotluses on põhistatud seda, et kui sul on see tegevusvorm, millega sa tegeled, on MTÜ, siis sa peaksid justkui saama tasuta midagi. Meil ei ole ühtegi sellist, me ei tea vähemasti ühtegi teist sellist MTÜ-d, kes saaks riigilt 190 000 tegevustoetust ja kus oleks tegevuse õppemaksud ja arveid esitatakse välja, et see tulubaas on seal ka suhteliselt suur, on päästeseltsid, keda riik toetab, see mere- või maapääste, ja seal volikogu on meile teinud eraldi otsuse, et me toetame neid ka kaasa, sest see töötab avalikes huvides ja selline üldine turvalisus on, kasutajate hulk on lai. Kui me vaatame neid, ka komisjonis käisime läbi need erinevad külamajad, et meil ei ole kõik külamajad võõrandatud 1 euro eest, kuigi seal taotlusest tuli välja, et justkui see peaks olema selline läbiv joon, et meil on hoonestusõigusega on Paadrema ja Oidrema, ka eelmine volikogu äkki mäletan, et selgitasin seda, et Irta külaselts, see hoonet põles ära, meil ei ole sinna huvi ehitada või kulutada või vajadus ka kulutada avalikke vahendeid 10 000, et neid ruume seal korrastada. See kahjaks katuslaest põles auk läbi ja need hooned, ja see seisukord üldine, ilmselt saab paremini kursis piirkonna inimesena, ma lõpetan ära ilma. Et see hoone seisukord üldine on nagu kehva võitud ja meil ei olnud seal vaja kortereid seal omal. Soolepi on teine, mida me müüsime maha, sest see oli meil kaasomandis. Seal vajavad ruumid seest remonti, vajab katusremonti, kümned tuhanded investeeringuid, mida ka kaasomanikuna vallalt oodatakse, et meil ei ole vaja seda. Seal oli see kaalutus. Me ei ole toetanud MTÜ-sid, näiteks Krumsi külaseltsi tegevustoetust me ei anna, sellepärast, et või Virtsu arenguselts oli siin, Virtsu arenguselts seda tegevustoetust ei taotlenud üldse, et me ei teagi, milles see kära tuli, et Virtsu arenguselts ei ole toetust saanud, ise nagu vägisegi läbi seda ei anna. Aga need kohad, kus on avalik hoone, kus me katame kulud, kütte, ruumi, remont, haldus, elekter, Virtsus on meil rahvamaja, kõik kohalikud MTÜ-d kasutavad seda usinalt, tasuta. Kõmsil on meil külaseltsi maja kõrval põhimõtteliselt rahvamaja, seal me samamoodi seda tegevustoetust ei elada, et meie vallavalitsuse vaates me täna nagu ei näe seda kohta, et kuidagi Metsküla kooli käsitletakse või kuidagi ebavõrdselt koheldakse. Meil on see hoone antud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle eesmärk on erakooli pidada. Külaseltse tõesti, me konkreetis oleme käsitlenud erinevatega, aga külaseltside sees on erisusi, nagu ma praegu selgitasin, et osasid me toetame teatud põhjused, osadel mitte. Et me ei näe, et Metsküla kool just sellel põhjendusel, et me tahame kogukonna huve kaitsta, et meil siis võib tekkida selline olukord, kus igas külas on mitu MTÜ-d ja kõik kaitsevad kõigi huve. Et pigem on see ju, see kaitsmine võib-olla ongi selline mõiste, et tegelikult on kogukonna elu edendamise nimel neid seltsid seal toimetavad ja tegutsevad ja neid me ka toetame vastavalt võimalustele. Et praegu me nagu selle taotluse põhjal küll vallavalitsus ei näe seda kohta, et me peaks ütlema, et me peame selle hoone ära võõrandama 1 euro eest, seda enam, et ka meie
eelarvestrateegias me oleme selle 6000 euroga arvestanud ja seesama, see on MTÜ, mis mingi paarsada tuhat eurot saab ka riigilt täiendavat toetust oma tegevuse läbiviimiseks, nii et hetkel meile muud seisukohta ei ole, kui et me seda toetust, et seda raha või seda võõrandada seal, et me ei näe otseselt põhjust. Ta on vallavalitsuse territooriumil töötav erakool ja me oleme vedanud siin juba ammu võrdusmärgi parem palk võrdub parem haridus. Aga siis selle 6000 euro eest, mida nad iga aasta renti maksavad, võiks ju teha sellise lepingu, et selle nulli viia ja nad saavad selle palgakuludeks investeerida lisaks veel. Või on siis vallavalitsuse silmis see palk või see haridus juba seal nii hea, et ei oleks vaja sinna investeerida. Nagu ma ütlesin, et meie vaates on meil õpilaste kohtade arvu puudust ei ole. Õppekohtasid meil on piisavalt, me suudame seda tagada. Ma ei mõtlegi seda, et ta toimib niikuinii. See ongi eraõiguslik, see ei puuduta valda. Selles mõttes, et neil on oma ülesanded täita, kui keegi teeb veel, ma ei tea, nagu erahuvikooli, üldhariduskooli, need ongi nende eraisikute huvides tegutsevad asutused. Loomulikult me toetame või eralasteaed või eralassehoid, mis eesmärk on ikkagi ju õilise alghariduse andmine. Absoluutselt. Ma tuletame meelde, et haridusministeerium andis 190 000. Sai, aga kas mõni teine pool sai? Ja meie oleme ka ju selle vara, mille valla raudud käib teiste koolide räägitud. Meie peame nüüd koolide pidada, aga me Mestküla koolile olemegi need vahendid andnud tasuta, algselt oli seal tasu, et selles osas, kui sa ütled, kas vallavalitsus ei huvita või ei arva midagi. Vastupidi, me tegime selle ettepaneku, et nende taristu, mis seal olid arvutid ja mööbel ja kõik see, et selle eest mitte tasu võtta, et selle seget vastupidi, vallavalitsus väga huvitatud Metsküla kooli toetame, me oleme selle ettepaneku teinud ja nii on. Siis võiks teha lepingu, et me võtame sellist rendi nulli, aga siis investeerige see palka, see oleks ju... Meid ei puuduta eraõiguslikku MTÜ palgapoliitika, meie ei kehtesta õppemaksu, me ei tegele sellega, et see on puhtalt nende inimeste enda vahetada. Me ei lähe juba kellegi ettevõttele ütlema, et Mardole, et näed, et sul kas teeb ühte teist või kolmandat pidi sina ettevõtjana või ei ole, et see ei ole valla... No kui vallal huvi puudub, aga sealt samas seda hoonet on antida, renoveerida, ülejäänud olemegi selle pärast ära andnud, et või sina on kulutusi vaja teha ja siis valla huvi puudub ja olge head, tehti ise. Mis nüüd siin teistmoodi tagumidi on. Aga täpselt, ma toon sulle värske näite, et Varglast taotles meil siis vallamaa kasutust kohalik MTÜ ja me täpselt selle sama tagasisida andsime. Palun selgitage ära, mida, kust, millest te rahastate, mis teil plaanis on, mis ajakavas, kuidas te tegutsete. Me oleme seda ka ju 3 korda kirjalikult juba Metsküla koolile ka saatnud, et kus mida. Aga meil oli ka Varglaga oli see alguses, et ei andke enne maa ja siis vaatame edasi. Me ei anna vallavaraga, me ei toimeta seda niipidi, et me tahame enne seda nagu tegevuskava näha. Ja kui sa ütled, et kas me ei ole või miks me ei tee, siis me oleme oma selle küsimuse küsinud, me ei ole seda vastust saanud, aga täna ei ole küsimus selles. Täna küsitakse seda hoonet 1 euro eest sellepärast, et tegeleda kogukonna eest seismisega. Kui meil on kogukonna kultuuriühing on, me toetame seda, siis meil ei ole täna vallavalitsusel seda nende õigusaktide raames, mida volikogu korrata vastu võtta. Põhjust öelda, et toetame seal nüüd veel teist. Me müüme selle maja sealt maha, kui meil valla eelarvesse tuleb sealt, siis on 6000 eurot, mida me kasutamegi valla laste hüvanguks, et seal muidugi võib neid jooni tõmmata ühte ja teistpidi. Me tagamegi näiteks tugiteenust või lastele palkame, otsime logopeedi, maksame selle palga ära, et ega selle... Seal käivad ju ka vallalapsed, nemad tahavad ka kõiki neid samu teenuseid ja me oma vallalapsed, see ei ole ega ei näi, me otsime, lihtsalt sa otsid praegu igasugu põhjused, et miks me ei saa, tuleks ära teada, lähtuvalt selle, mis on tehtud, ongi kõik on me tegime kogu vallas tehti
reform, et millest me rääkisime enne töö- ja palgakorralduse raames pool tundi. Me räägime sellest, miks me oleme seda teinud, me tahame tõsta õpetajate töötasusid, et meil tuleks, et meil leiaks õpetajaid, me peame panustama täiendavalt veel ressurssi, et leida tugispetsialisti ja see on suur koormus valla eelarve. Ja miks, mida me tegime, me ei killusta neid palgavahendeid laiali, vaid me neid fokusseerime kokku. Minu isiklik, mida me eile ka, meil oli Virtsus tore live ülekanne, ütlesin seda samamoodi, et mida siis on riik teinud. Seda 6-klassilise toetuse meetmest ei hakka rääkima, minu arust see ei ole ka nagu väga hästi sihitud toetused. No meil ei ole Põmsi kooli pidamiseks vaja toetust, see on ainuke sisuliselt, kus me eelmine aasta saime seda raha ja see aasta saame rohkem, aga meil on vaja seda just kaugemate piirkondadele, Varbla ja Kooga. Aga see, mida on täna nagu siis riik teinud, et ma saan aru, et see eile ka seal toodi välja, et ongi mitmekesistatud haridus ja lastel peab olema valikuvõimalus. Aga meil on tekkinud selline olukord, kus meie omavalitsusena oleme tahtnud vahendeid koondada, hankida ja tagada kvalifikatsiooniga õpetajale, et meil oleks võimekus maksta palka, meil on tugispetsialistid tohutu puudus, aga mida riik on teinud, annab erahuvikoolile 200 000 eurot, et jälle maksta õpetajatele siis palka, aga meil on tugispetsialistidest on puudus. On puudus ka Vespera koolis, on puudus meie koolis, et me peaks seda ressurssi koondama sinna, mitte sellele, kus ministrile meeldib, vaid sellele, et meil on, kus meil on vajadus, meil on tugispetsialistidest puudus. See 200 000 kuluks kõikidele valla lastele ära, et me saaks neid tugiteenuseid tagada. Et vastupidi, et ma loomulikult valla lapsed, aga see ongi vanemate valik. Osad käivad meil uhus, osad käivad meil tõstamal, me ei kritiseeri seda, see ongi see valik, aga meie ressursid on piiratud. Keegi ei saa eeldada, et avalik sektor tuleb kohe oma rahakotiga ja hakkab seda toetama. Neid tegevusvalke on meil me ei jaksa sellega tegeleda. Need on ju ka valla lapsed ükskord, karu ei saa. Aitäh! Raul, veel. Jaa, minu mõnest on praegu antud hetkel sõpra olukorras, et siis me peaksime nagu kehtestama mingisuguse määruse, mille alusel mingitele MTÜ-dele, mingisugused valdkonnad, mille alusel siis määratakse mingid üürilepingud, kellele siis antakse, meil ei ole seda regulatsiooni. Praegu on tegelikult meelevaldne, mis on tehtud. Et see saab olla nagu näiteks, et sai riigilt, siis see ei ole, meie ei ole süüd selles, et minister riik laistab riik selleks, et nad sai seda. See raha ongi mille jaoks. Ja see, kuna nemad said, siis me võtame neil 500 eurot selle käest ära. Aga see selleks. Ma soovitan sul läbi luuda MTÜ seaduse hästi põhjalikult. Ja siis sa saad selgeks, mis on MTÜ. Ei, aga siis sa sellist juttu ei saaks. MTÜ keel väga kuul ühesõnaga, mulle tundub, me oleme seda MTÜ seadmiseks täna võtnud. Meil on ettepanekud, et see eelnõu, mille Raul esitas kõigepealt läbi vaadata majanduskomisjonis, hariduskomisjonis, siis vallavalitsus annab arvamuse. Ja siis me saame seda nii-öelda juhul, kui see tuleb päevakorda, siis me saame selle üle hääletada. No kui ta on juba esitatud päevakorda korra. Jaa, mitte nüüd selle päevakorrapunktiga seoses, aga Maalehes oli artikkel, et keegi sai seaduse. Äkki võiks seda teemat ka raadada. Mina sain. Lilleküla, et Lilleküla. Liiliko aadres. Et nii-öelda anonüümne siis. See pole anonüümne sealt. No ma arvan, et see on mingi selles momendiks tehtud see aadres ja kes seda teha, kus kohas see saab. Miks sa valitsusse? No miks ma lähen siis? Sa tead nii päevast juba kohe teetakse. Ma ei hakka lollidega võidu jooksma. Just, aga siis saame tänase päevakorra lugeda ammendatud ja järgmine volikogu istung 8. mai. 8. mai, aga me teeme selle suure tõenäosusega kuskil kella 3. 9. vaja Moskvasse. 9. on kirunud. Siis on vaja Moskvasse. Mina või mina. 8. mai. 8. mai, aga head volikud, meil on lihtsalt sisustushanke, kooli sisustushanke läbirääkimiste päev, et siis võib-olla see liigub ka 4.
meie volikogu aeg, et me katsume sättida need võimalikult järjest nende pakkujatega läbirääkimised ja siis teadaolevalt kõik teavad, et sel aastal on laulu ja tantsupidu, üldlaulu ja tantsupidu ja Kure teekond meie valda Krooti sadamasse, Varglasse, sealt läheb Saaremaale. See on 21. juunil. Ja see meie valla teha siis tule vastuvõtmine ja ärasaatmine, kuna tuli ööbib seal. Siis 22. hommikul läheb ta sealt Saaremaale, saablased tulevad ka õhtul juba sinna ja seal on koha peal oma silma. Meie kollektiivid, kes lähevad nüüd sinna laulupeole ja tantsupeole, nendega me ja ka teistega me siis suurepärases kollektiive sisustame selle õhtuse vaba ära ja vastuvõttu. Ma olen kohalikega seal rääkinud, kaasanud teist eraratsakooli, nagu on seal see Epund peab. Neid seal tuld toomahobustega ja pluss kohaliku päästeseltsi laevastiku merepäästet, surfareid ja isegi, kes seda rahastuslikult liige ja mere poolt näidata, mis meil meri võtab ja mis see meri annab meile. Valurid sinna koha peale, pluss siis muusikaline ja tantsuline pool ja pluss hommikul ärasaatmine on siis Lääneranna sõbakoori dirigentidega rääkisid nemad ja ka tütarlaste kolleeg avaldas, et koos laulda neid segakooride ühislaule, et nendega siis saadaks nagu ära siis Saaremaale selle. Et ma sellepärast ütlen, et te teaksite planeerida endale, et volikogu liikmed võiksid olla kas 21 või 22 seal kohal. Volikogu ja valla esindus peab olema kindlasti mõlemal päeval, nii 21 õhtu 7 aega tuleb vastu võtmas kui ka ära saatmas. Et seda me arutame oma vahel siis veel. See on 22 õhtul hakkavad ja 21 aga see moment tuleb ikkagi ära, ta tuli nii tuleb ja nii ta läheb. Aga sa lähevad nüüd sealt päevaga edasi? Jaa. Selge, tulevad kohale ja siis palju saada? Jaa, mööda maad tulevad kohal, Tõstamaalt tulevad ja siis Pärnumaal on 3 päeva see laulu tuli. Suur maaga. Jaa. Aga see on teile teadmiseks, sest seda pole veel kuskil kuulutatud, ega keegi ei tea seda, aga siis tore oleks, kui rahva oleks kohalikud rahvaviided ja meie oma kultuuri seal tunnustada, nii et.